Tere tulemast! Ma saan aru, et jutuvadin on natuke vaibunud, et tähelepanu on minu peal. Et siis ma kasutan seda hetke ja ütlen teile veel kord tere tulemast. Meie Aire klubisse number 46. Et me oleme siis Aires viimase 5 aastaga jõudnud 46. klubini, mis tähendab, et meil on juba 45 Aire klubi tehtud. Ja me jätkame seda traditsiooni. Ja Aire klubi on selline formaat Aire keskuses, kus siis tulevad kokku ettevõtjad ja teadlased ja siis alati ettevõtjad jagavad oma kogemuslugusid. Ja me omalt poolt kasutame ka seda võimalust, et siis Aire teenuseid natukene tutvustada. Ja tänase Aire klubi teema on siis uus avanenud Aire demoprojektide ideevoor. Ja ma kohe räägin ise ka, et mis see demoprojektid on, mis me ideevoorus teeme, kõik need tingimused ma räägin lahti. Ja meil on täna ka 2 ettevõtet, Saku Metall ja Actaprint, kes on valmis oma kogemuslugusid jagama. Nad on sellised ettevõtted, kes on olnud meie eelmistes demoprojektide ideevoorudes, oma demoprojekti ära teinud ja soovivad uuesti tulla kandideerima. Ehk et nendelt saab hästi just tagasisidet, et mis neil on meeldinud, mis on läinud hästi, mis kasu on olnud ja miks nad uuesti tulevad. Ja tänasest me teeme ka videoülekande, ehk et mitte küll otse teeme salvestuse, ehk et me paneme selle jutu, mida me täna räägime, me paneme kodulehele. Ma loodan, et Urmas ja Janno, et see on ka teile sobib, okei. Et siis, et meil on palju huvilisi, kes ei saanud täna tulla lihtsalt siia, et siis me selle info igal juhul tahame neile edastada. Aga hakkame siis pihta, et ma räägin võib-olla siis sellest, paari sõnaga sellest, et mis asi on Aire, et meil on ka uusi inimesi, ma vähemasti nägupidi näen, et on uusi inimesi ja väga pikalt ei peatu, aga kõige rohkem ma võib-olla siis tahaks just nimelt demoprojekti tingimustest rääkida, ideevooru tingimustest. Ja ma ütleks kohe ära, et kõik küsimused, mis teil tekivad, et tõstke julgelt käsi ja küsige kohe ära, sest muidu läheb küsimus ära ja tänase päeva mõte ongi see, et me saaksime küsimustele vastatud nii palju kui võimalik. Kui me kohe vastuseid ei tea, et siis me pargime need vastused ära või küsimused ära ja siis me leiame vastused. Ühesõnaga, Aire on siis AI robootikakeskus, me alustasime juba pea 5 aastat tagasi ja meie mõte, miks me eksisteerime, seisneb selles, et me aitame Eesti ettevõtetel digitaliseeruda läbi tehisintellekti ja robootika lahenduste selleks, et nad saaksid oma konkurentsivõimet tõsta. Et meie väga usume, et läbi sellise efektiivsuse ja tehnoloogia kasutamise saavad ettevõtted kas kulusid kokku hoida, käivet tõsta, inimjõudu kokku hoida, et saavad oma efektiivsust tõsta ja läbi sellega siis muutuvad konkurentsivõimelisemaks. Me toimetame nagu teenuskeskus, et meil on siis teenused ettevõtetele, meil on praegu 11 teenust sellel perioodil, rahastusperioodil ja üks nendest teenustest on ka siis demoprojektid ja see on üks kõige suurema mahuga teenus ja üks kõige populaarsem teenus. Me toimetame konsortsiumina, nagu te näete, meil on 4 ülikooli konsortsiumis, meil on 2 teadusparki ja meil on 1 ettevõte, kes siis on robootika lahendustele suunatud ja nagu te näete, meil on ka hästi palju siis ökosüsteemi partnereid, linnad, liidud, EIS, see nimi ikkagi mulle ei suuda seda meenutada, ma ei suuda seda välja öelda ära õppida. EAS on nii sõnapärane ja nii sisse juurdunud, küll ma õpin veel. Ja meid rahastavad siis Euroopa Komisjon ja Eesti riik. Et toimetame praegu siis turutõrke tingimustes, kus meie teenused on suunatud turutõrke eemaldamisele, et sellest ka siis riigi Euroopa Komisjoni poolne tugi. Ja samuti meil on hea meel näidata ja tõdeda, et me toimetame ka üle Euroopa, ehk et meil oleme osa hästi suurest võrgustikust, osa siis European Digital Innovation Hubs võrgustikust, kus on üle 250 meile sarnase siis tehisintellekti nagu hubi või keskuse ja me saame aidata ka Eesti ettevõtteid teiste
teiste AI keskuste teenustesse, näiteks sellistesse teenustesse, mida meie ei paku, ja samamoodi me saame võtta ka teiste riikide, Euroopa Liidu riikide ettevõtteid enda teenustesse, näiteks sellist piiriüleseid teenuseid pakkuda. Ja samamoodi me toimetame ja siis võtame osa siis sellest ökosüsteemist. Aga nüüd ma tuleks siis nende demoprojektide juurde. Me oleme seni teinud 5 aasta jooksul 61 demoprojekti juba, ehk et meil mingi kogemus on olemas. Ja me sellel rahastusperioodil siis 25–28 aastad oleme uuendanud demoprojekti ideevooru tingimusi ja see tingimuste uuendamine, mina ütleks otse välja, et see on natukene, see fookus on läinud kitsamaks ja need tingimused on läinud natukene rangemaks. Ja selle põhjus on see, et kuna Euroopa Komisjon, üks meie rahastaja, vähendas rahastust, kuna ta otsustas suunata osa siis Euroopa digitaalse innovatsiooni võrgustikule suunatud rahast kaitsetööstusesse, mis on praeguses kontekstis täiesti loogiline. Et siis kõik need edikeskused said veidi vähem raha, meie seal hulgas. Ja kuna see on üks põhjus. Teine põhjus on see, et kuna Euroopa Komisjon oma algses siis ideevooru dokumendis, millele meie pidime ka taotluse kirjutama, ta nõudis ja ta nägi ette ja ta ootab nüüd meilt ja kõikidelt teistelt AI keskustelt seda, et me pakuksime teenuseid rohkem fokusseeritumalt Euroopa Liidu turule. Ehk et me aitaksime neid ettevõtteid, kes on võimelised ja tahavad minna Euroopa Liidu turgudele. Ja kasutada ka siis näiteks Euroopa Liidu ökosüsteemi teenuseid. Nendest me ka täna räägime, et mis need teenused on. Et ühesõnaga, et see fookus on rohkem Euroopa Liidu suurte eesmärkide, eeskätt just siis tehisintellekti kasutamise, majandusarengu eesmärkide täitmisele, et meie panustame ka sinna oma selle ideevooru ja oma selle AI keskusega. Ja see tähendab ühtlasi ka seda, et kõik ettevõtted, kes Eestis toimetavad ja kes võib-olla on huvitatud Aira teenustest, võib-olla ei kvalifitseeru praegu demoprojektidesse, et tänu sellele just tulenevalt sellest just Euroopa Komisjoni ootust, et me oleme pidanud ka oma siis demoprojekti ideevooru tingimusi natuke kitsendama. Ja ma kohe räägin, et kust need kitsendused tulevad. Endiselt on demoprojekti eesmärk aidata ettevõttel testida tehisintellekti või robootika lahendust selleks, et ta saaks kindluse investeeringu tegemiseks. Ehk et me Airas ootame väga, et Eesti ettevõtted investeeriksid reaalselt tehnoloogiasse, uutesse tehnoloogiatesse. Ja sellepärast ka üks hästi oluline muutus sellel ideevoorul on see, et me väga selgelt ja konkreetselt soovime näha majanduslikku mõju sellest uuest tehnoloogiast. Ehk et milline on see potentsiaalne majanduslik mõju, mida ettevõttel soovib saada või loodab saada siis investeeringust tehnoloogiasse. Endiselt võivad või peavad olema need siis tehnoloogilised lahendused uudsed turul, ehk et sarnast lahendust ei tohi olla turul juba olemas. Vastasel juhul mina alati soovitan ettevõttele, et kui see lahendus on turul olemas, mis sind aitab või mis teid aitab, siis alati on kiirem ja soodsam võtta mõni IT-ettevõtte turult. Et ülikooliga koostööd tasub teha alati siis, kui on väga unikaalne olukord, on vaja mingit unikaalset sellist rätsepa lahendust ja kui on natukene rohkem aega kui võib-olla tavapäraselt. Et see uudsuse märk on kindlasti, uudsuse aspekt on kindlasti hästi oluline. Osaliselt korduvkasutatavad lahendused, et seda me ka eelmisel perioodil väga ootasime. Ja see mõte seisneb selles, et kui juba on see tehnoloogia ühes ettevõttes testitud ära, et see töötab ja annab oodatud tulemusi ja mõju ja efekti, et siis on väga oodatud, et seda sarnast lahendust on võimalik ka teistes valdkondades või teistes ettevõtetes kasutada, et see on see taaskasutatavus, mida me ka ootame. Siis võt see on minu lemmikslaid. Ma räägin kohe lahti, et miks see minu lemmik on. Sellepärast, et see tegelikult võtab kogu demoprojekti teenuse sisu kokku. Ma tuletan meelde, ma enne ütlesin ka, et me väga ootame Airas, et ettevõtted investeeriksid tehnoloogiasse ehk et
me töötame, meie teenused ja Aire teenused katavad ära kogu ettevõtte siis uue tehnoloogia juurutamise teekonna. Et me alustame sellega, et meie, kui on idee, strateegia planeerimine, et seal meil on siis teadlikkuse tõstmise teenused nagu koolitused näiteks või tehisintellekti määruse nõustamine. Et see ja siis see testimine katsetamise etapis on see etapp, kus on see test before invest ehk et siis see tehnoloogia testimine, katsetamine enne investeeringu tegemist. See on see, kus me praegu oleme, kuhu meie fookus on suunatud. Ja demoprojekti puhul on väga oodatud see, et kõik need tegevused, mis on vaja enne demoprojekti ära teha, et need on juba enne tehtud, et siis tulevad see demoprojekti, see on puhtalt ainult testimine, katsetamine, valideerimine ja see tulemus, demoprojekti tulemusega tegeleb ettevõtte edasi. Ja siit tuleb üks ka selline uus nõue, mida meil eelmine periood ei olnud, on see, et me väga ootame ja tahame näha, et ettevõtte kaasaks juba projekti alguses kas majasisese IT-spetsialisti või siis majavälise partneri. Ja see mõte on selles, et kui see demoprojekt saab tehtud ja see tehnoloogia saab testitud ja valideeritud, et siis ettevõte saab sealt ise edasi minna juurutama seda tehnoloogiat ja investeeringut tegema. Ehk et see demoprojekti tulemus ei kukuks maha, vaid ettevõte ise toimetab sellega edasi selleks, et ta tegelikult ka jõuaks selle tehnoloogia rakendamiseni. Et see on selle asja mõte. Et eelmisel perioodi näitel me nägime just seda, et paljudel juhtudel see demoprojekt tehti ära, tehnoloogia valideeriti ära ja siis lõppes kogu asi ära. Ehk et siis ei olnud ka ettevõttel endal seda know-how'd, kuidas edasi teha, et sellepärast me seda praegu väga-väga soovime näha. Ja selleks, et siis investeeringuni jõuda, meil on tegelikult ka finantseerimise nõustamise teenus olemas. Me sellest ka täna räägime, et me aitame siis ka otsida neid lahendusi ja neid allikaid, et kuidas siis ettevõte saaks finantseeringuni jõuda. Kas selle pildi mõtte jutu kohta on küsimusi praegu? Oota, meil on mikrofoni vaja, meil on salvestamine. On küsimus, et kui tehnoloogia peab olema ülekantav teistele sektoritele või ettevõtetele, et kellele kuulub see tehnoloogia intellektuaalomand? Aire demoprojekti puhul on meil rusikareegel on see, et see intellektuaalomand, seda ei teki demoprojekti käigus, sest me testime, katsetame, valideerime. Ehk et see on nii-öelda avatud open source ja et seda demoprojekti tulemust on võimalik kasutada nii ülikoolidel, teadlastel edasiarenguks kui ka ettevõtetel endal edasiarendamiseks. Siin võivad olla eri case'id näiteks, et teadlane tuleb mingi patenteeritud tehnoloogiaga demoprojekti või ettevõttel on endal juba mingi patenteeritud tehnoloogia, siis see loomulikult jääb ettevõttele. Ja on võimalik teha ka neid olukordi ja case'e, kus kui me üldiselt ootame, et demoprojekti tulemused on avalikud. Ehk et avaldatakse, et mida tehti, mis tehnoloogiat kasutati, kuidas kasutati, mis andmeid ja nii edasi. Et on võimalik ka teha niimoodi, et kui meil tegemist on patentidega ja salastatud, salastatud on võib-olla vale sõna, aga patentidega, et siis me ei avalikusta. Meil on 2 projekti 61, mida me ei ole avalikustanud tulemusi, et see on mõeldav. Ehk et oluline on see, et ettevõte saaks selle lahenduse testitud, avaldab need tulemused ilma ettevõtte andmeteta, tühjad koodid ja nagu lühidalt kirjeldatuna, või lühidalt välja öelduna, räägituna, et mida siis tehti ja miks tehti. Ja teised saaksid inspiratsiooni ja saaksid ka kasutada, et ahaa, näed, seal keskkonnas see tehnoloogia töötas, see lahendus, aga võib-olla mul oleks ka seda hea võtta ja kasutada. Et kui ettevõtte võib-olla tehnoloogia või valdkond on väga spetsiifiline, siis on ka täitsa võimalik kokku leppida, et neid tulemusi ei avalikustata. Ehk et siin on erinevad variandid, aga see rusikareegel, mida me ootame, rusikareegel on see, et kui mõlemale poolele jääb võimalus seda tehnoloogilist lahendust edasi kasutada.
ma natuke vaidleks vastu, et tööstusomandit ei teki, aga intellektuaalomandi hulgas on ka näiteks tarkvara lähtekood ja oskusteabe. Kas see võib jääda 100% ettevõttele? On see variant olemas? Kui mõlemad pooled on sellega nõus, siis jah. Mul on veel keerulisem võib-olla näide, et näiteks kui ülikooli töötajad soovivad teha startupi ja soovivad proovida oma ideed mingi pilootprojektil, pakkudes seda lahenduse mingisugusele tehasele või firmale. Ja pärast seda teha selle pärast pilootprojekti startupi, ja samamoodi see tähendab seda, et sooviks lähtekoodi mitte avalikustada, ka IP-d mitte avalikustada, et kas sellised skeemid on ka toetatud? No on ikka võimalik. Kui on, siis ma ühe küsimuse võtan veel, siis ma lähen edasi. Ja kui ei ole, siis ma lähen juba praegu edasi. Et me need slaidid avaldame kodulehel kõik. Ja salvestus läheb ka kodulehele, ehk et need kõik saavad teile olema loetavad. Paari sõnaga ka sellest, et keda me ootame taotlema, et kes on abikõlblik taotleja. Abikõlblik taotleja on ettevõte, kellel on kuni 2999 töötajat. Ja kas siis käive aastas kuni 300 miljonit või bilansimaht kuni 43 miljonit. Ehk et see töötajate arv on selline kohustuslik ja kindel suurus ja siis edasi on valida kas käibemaht või bilansimaht peab siis mahtuma nende piiresse. Et need on siis kõik abikõlblikud taotlejad ja loomulikult, kuna tegu on riigi abiga, ehk et kuna meid rahastab ka MKM riigi poolt, et siis riigi abi jääki peab ka olema. Ja teema projekti puhul saab kasutada nii vähese tähtsusega abi kui ka grupierandi määruse artiklit 28, mis on siis innovatsiooni abi väikese keskmise suurusega ettevõtetele. Et siis kumba saab kasutada. Nii, üks kindel tingimus on see, et ettevõtja on taotleja selles protsessis ja ettevõtjal peab olema arenduspartner või arendusmeeskond õigemini, keda saab siis valida AIRE konsortsiumi partnerite hulgast, kas siis Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Maaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Teaduspargist või siis IMEC-ist. Et kui teil endal on partner juba olemas, see on väga hea, aga kui teil ei ole veel partnerit ülikoolist, et siis võite meile anda teada ja me kindlasti aitame teil leida selle partneri. Ehk et see partneri teadlase näol, see partneri olemasolu on kohustuslik. Ja ülikoolidele teadlastele ma ütlen, et selle teemaprojekti tegemiseks on võimalik tiimi endale võtta täiesti erineva profiiliga inimesi, ka tudengeid, magistrante, doktorante, seda on ka varem tehtud hästi. Ehk et seda tiimi saab varieerida. Et oluline on see, et siis on üks vastutav projektijuht ülikooli poolt, kes vastutab ka kvaliteedi ja tulemuste toomise eest ja ka protsessi eest, aga et seda tiimi saab moodustada erinevate kompetentsidega inimestest. Ja need nõudled taotlejatele, tegelikult neid nõudeid ei ole palju. Need on siin praegu kõige elementaarsemad nõuded, mis on siis, mida me soovime. Ehk et selleks, et nüüd taotlust saaks esitada, et meil on palve, et te registreeriksite ennast 2 AIRE teenusele. Üks on AIRE eelnõustamine, see on see AIRE helpdesk nimega siin, AIRE eelnõustamine. Ja selle eelnõustamise käigus me aitame teil 2 asja teha. Me aitame teil vajadusel aru saada, et kuidas seda teemaprojekti kokku kirjutada, millist tehisintellekti võib-olla kasutada ja kuidas seda üleüldse seda protsessi kokku panna enda jaoks. Me anname nõu teile, me ei tee teie eest ära, aga me anname teile nõu. Ja teine asi, miks seda eelnõustamist on ka vaja, on see, et üks kindel tingimus on see, et enne kui taotlust esitada, tuleb tulla eelnõustamisele ja just nimelt selle AI eelnõustamise teenuse raames te saategi osa eelnõustamisest. Ja teise osa eelnõustamisest te saate selle finantseerimise nõustamise
teenuse raames. Ja miks me selle soovime kohe juurde tuua projekti alguses, on see just, et me saame teil aidata hakata nõustama teid ja otsima ja pakkuma teile erinevaid rahastusviise, rahastusallikaid, et te saaksite kohe algusest selle tunde, et maailmas ei ole raha otsa lõppenud, et meil on olemas allikad, fondid, meetmed, nii erakapitali meetmed kui ka siis riigimeetmed, kus me saame teil aidata leida raha. Et need kaks asja on siis kohustuslikud ja selle mõlema teenuse raames me aitame teil ka siis valideerida tehnoloogiat, enne kui valideerida abikõlblikkuse mõttes just, et kas see on piisavalt ambitsioonikas, kas see on piisavalt unikaalne, enne kui te hakkate taotlust esitama ja teisest küljest ka me saame teile aidata just seda majanduslikku mõju poolt hinnata, et kas see on piisav mõju, kas see on õigesti arvutatud, et ka seda poolt saame teil aidata teha. Et ühelt poolt me esitame teile nii-öelda tingimusi, aga teiselt poolt me anname teile ka need abikäed, et me saame aidata teil seda kõike kokku teha, kokku kirjutada. Ja siis taotlus tuleb esitada taotlusvormil, kas eesti või inglise keeles, see jääb nüüd teie valida, mõlemad on väga okeid. Ja nagu ma ennem ütlesin, et taotlusesse tuleb siis ära näidata, et kes on see teie IT-kompetents, kas majasisene või siis majaväline partner, mõlemad on sobivad, aga oluline on just see, et meil tekiks see nagu järjepidevuse kindlus, et kui me tema projektiga käigus tehnoloogia ära valideerime, et siis pärast on keegi, kes seda nagu edasi kannab ja juurutab ettevõttes. Ja taotlusele me siis ootame, et oleks 3 dokumenti lisatud, et minimaalselt arendusmeeskonna juhi CV võivad olla ka lingid ETISele, see on ka täitsa okei. Ei pea neid pikki CV-sid lisama sinna. Ja siis on olemas kas Aire tehisintellekti otstarbekuse teenuse läbimise tulemusena tekkiv raport või siis on vabas vormis tehnoloogiline kirjeldus ja miks see on oluline? See on oluline just selleks, et sellesama tehisintellekti otstarbekuse nõustamise käigus meil on eksperdid, kes aitavad teil aru saada, kas tehisintellekt aitab teie väljakutseid lahendada, millises äriprotsessi lõigus, mismoodi, kuidas ja nii edasi ja mis võiks ka majanduslik mõju olla potentsiaalselt. Et sellest me ka täna räägime natukene pikemalt, et pärastpoole. Ja siis on kolmanda asjana, mis on uus jällegi sellele ideevoorul on see, et me soovime näha ka neid return on investment ehk siis investeeringu tasuvuse arvutusi. Ja seda mitte ju ka numbri enda pärast, vaid ka selle pärast, et aru saada, et millest see kasu tuleb, millest see mõju tuleb. Kas see tuleb sellest, et te hoiate kokku tööjõudu, sellest, et protsessid lähevad kiiremaks, sellest, et materjali kulub vähem, mis iganes on see teie põhjus või see teie nagu efektiivsuse driver, et me tahame ka seda seal taga näha. Nii, ja siis on soovitavalt, seal all on 2 asja, me soovitamalt siis oleks kaasatud ka tema projekti siis mõni kõrgjõudlusega arvutuskeskus või arvutis, et HPC näiteks, et high performance computing on see inglise keeles, või siis kasutatakse siis tehnoloogiaid, mis on nii-öelda toodetud on vale sõna, mis see õige sõna on, made in EU, AI technologies made in EU, mis eestikeelne hea vaste on. Aga sellest ka ma loodan, Evelin äkki paari sõnaga räägib pärastpoole. Kas nende tingimuste kohta on praegu küsimusi? Hakkas tööle. Üks küsimus meeskonna kohta, et kui see meeskonna juht on ülikoolist, kas välise nii-öelda, kas sinna konsortsiumis võib kaasata ka ettevõtte töötajate kompetentsi või see on ainult 100% väline? Me seal taotluses ootame, et see on just nimelt nagu ülikooli meeskond, et teie enda ettevõtte meeskonda me otseselt näha ei taha, välja arvatud see IT-ekspert või IT-inimene. Et rusikareegel, mida me ka kogemusele tugines ütleme, on see, et ettevõte peab ise väga tahtma ja olema kogu aeg kaasas. Et ei saa teha niimoodi, et teadlased kuu aega teevad midagi ja siis tulevad, näitavad, teevad ja tulevad, näitavad. Nii ei saa, aga otseselt me ettevõtte töötajaid nimesid ei oota seal. Neid võib panna, aga otseselt ei ole nõutud. Selge, aitäh.
Need erinevad nõustamised ja muud vajalikud kohustuslikud elemendid ettevõttele lisakulu ei too, on ju? Riigiabi. Need mõlemad teenused on, eelnõustamine on 8 tundi, läheb ka riigiabi alla. 1 tund eelnõustamist on tasuta kusjuures, et kui teil on mingid väga kiired, sutsakad, 1-2 küsimust, et siis võite ka vabalt registreerida eelnõustamisele, 1 tund on tasuta. Aga kui on natuke pikem, et siis 8 tundi läheb ka riigiabi alla, mul nüüd peast hinda ei mäleta. Ja siis finantseerimise nõustamine, teenused on ka riigiabiga. Aga otseselt nagu ettevõtte nii-öelda oma taskust raha välja käima ei pea. Nii, ma lähen praegu edasi, aeg läheb armutult. Mul on, nüüd on 3 asja, 3 sagedast viga, mida eelmise perioodi kogemusel tuginedes tahaksin välja tuua. Esimene on see, et demoprojektiga lahendatud väljakutse ja eesmärk, neid aeti sageli sassi, mis on väljakutse, mis on eesmärk. Ja teine asi siin on see, et väga sageli oli see, et see eesmärgiga taheti kogu ettevõtte probleemid ära lahendada. Et see on väga lai fookus ja kui võtta väga lai fookus, siis ei tule ka demoprojektist nagu head tulemust. Ja minu soovitus on nüüd see, et mis asi on eesmärk? Kõigepealt on väljakutse. Et väljakutse on see, et mis on teie probleem, mida te lahendate? Kas see on liiga suured kulud, kas see on liiga aeglane, ma ei tea, kvaliteedikontroll, praaki tuleb palju näiteks, mis iganes on see probleem või väljakutse, või on näiteks füüsilise töö osakaal mingis töölõigus suur, tahate näiteks roboti ja AI-ga seda asendada. Mis iganes on teie väljakutsed, võt seda väljakutse kirjeldust tahaks saada, punkt 1, ja sellest väljakutsest tuleneb ka teie projekti eesmärk, et mida te siis tahate selle projektiga saavutada, selleks, et seda väljakutset lahendada. Need on 2 täiesti eri asja. Need väga sageli kahjuks aeti segi. Ehk et me oleme pannud taotlusvormi hästi palju selliseid toetavaid küsimusi ja mul on väga-väga suur soov, et selleks, et miinimuminfo taotlusesse kirja panna, vastake kõikidele nendele väikestele kaldkirjas küsimustele, mis seal taotlusvormis on, sest see annab selle miinimuminfo hindajale. Ja hindaja teeb oma tööd selle info alusel, mida ta taotlusest välja loeb. Kui on midagi veel, mida taotluses ei ole, siis hindaja ei tea seda. Et sellepärast ma väga palun, et juhinduge nendest väikestest abistavatest küsimustest. Siis teine, mis oli eelmisel perioodil hästi selline sagedane, oli nagu nõrk koht, oli see majandusliku mõju analüüs. Me oleme nüüd ka teinud ROI arvutamiseks näidise nagu põhja ette Excelis, et teil oleks lihtsam et ridu vaadata, valemid sisse pannud. Räägime sellest ka kohe natuke lähemalt. Siis me oleme andnud ka juhendis selle puu näiteks, et mis võiks olla see mõju, et nagu ideid teile kas või, et mis see mõju võiks olla. Ja mida me väga-väga ootame sel perioodil nüüd selles ideevoorus on see, et majanduslik mõju ei ole ilukirjanduslik vastus. Et me loodame, et või me usume, et meie tööaeg väheneb või hoiame kulusi kokku. Me tahame kindlasti näha arvutusi, me tahame kindlasti näha numbreid. Ehk et kas me hoiame kokku tööaega 3% või 10% ja kust see tuleb, mille arvelt? Et me oleme ka neid juhiseid uuendanud, täiendanud, teinud täpsemaks, et teil oleks paremini aru saada, mida me ootame. Ühesõnaga, et see majanduslik mõju peab olema numbriline, et see ei saa olla ilukirjanduslik. Ja demoprojekti oodatav tehnoloogiline lahendus on 3. asi, mis on hästi oluline. Taotlusest peab tulema välja. Millist tehnoloogiat kasutatakse, kuidas seda kasutatakse, millised andmeid vajatakse, kust andmed tulevad, kuhu lähevad. Et see pool peab olema ka hästi läbi mõeldud, et hästi sageli juhtus seda, et kirjutati, et me kasutame seal mingit tehnoloogiat ja me teeme siis, ja me saame selle tulemuse, aga mis seal vahepeal toimub, et kust andmed tulevad ja väga sageli oli just andmetega probleem, kui teadlased läksid ettevõttesse, et siis poole sellest demoprojekti ajast kulus andmete tagaajamisele, puhastamisele, töötlemisele, nagu selle nagu andmetega tööle. Et võt see pool, või siis ei ole piisavalt andmeid näiteks, oli ka hästi sagedane probleem, et see pool on hästi ka, mida palun
läbi mõelda ja ära välja kirjutada. Ma ei tea, kas me saame pildi ette või ei saa. Kurjustab meiega. Minul jookseb muidugi edasi, aga mul on järgmised 3 slaidi, kus ma olen ära kirjeldanud just, et mida me siis nende 3 tüüpilisema nagu nõrga koha jaoks ootame, aga need tegelikult on sama info on taotlusvormil kirjas, et ma neid ei hakka uuesti üle rääkima. Ja ma tegelikult räägin edasi. Ma loodan, et te suudate mind jälgida ilma pildita ka. Et mis on siis demoprojekt, kestab 6 kuud. Eelmine periood meil oli 6 kuni 9 kuud, et nüüd meil on demoprojekt on 6 kuud ja sellepärast, et nagu ma mu lemmikpildil just näitasin, kõik, mis on enne demoprojekti, peab olema enne tehtud, kõik, mis on pärast, tuleb pärast teha, et see on kitsalt testimine, katsetamine, valideerimine. Et sellepärast ka ja tegelikult selle jõuab ära teha, kui kõik eeltööd on tehtud. Et sellepärast on natukene vähem aega. Aga et see, mida me tahame demoprojekti lõpuks saada, et see tegelikult ei ole muutunud, et kõik need vormilised asjad, millega me saame joone alla tõmmata demoprojektile, kõik need on tegelikult samad. On lõpparuanne, kasutajakogemus, siis on GitHubis on siis avaldatud need projekti tulemused ja siis on mingisuguses vormis siis avalikustamine. On see video, on see poster, on see mis iganes. Ja siin me saame aidata teid, ka meil on turundustiim Airas, et me saame teid aidata. Et eelmine periood ka me aitasime videote tegemisega, et me saame siin ka aidata teid. Nii, aga ma olen nii palju rääkinud, ma tahaks kiiresti ära lõpetada ja teistele sõna anda. Demoprojekti elluviimiseks kasutab ettevõtte riigi abi, nagu ma enne ütlesin, ja mahus siis 49 500 eurot. Tegelikult on 3 varianti, kas on vähese tähtsusega abi või siis grupierandi määrus artikkel 25-28. Artiklit 28 kasutati eelmine periood väga palju, see on väga okei. Artikkel 25 on natukene sellisem pirtsakam, et ta tahab rohkem tingimusi saada ja ettevõtjale võib-olla natukene ebamugavam. Aga see artikkel 28 on väga okei kasutada. Siis kiiruga võib-olla ka, et kuidas siis taotleda, siin on kogu see taotlemise protsess ära joonistatud, taotlusi ootame 30. aprilliks, e-maili aadressile, mis siin on toodud ja see on ka kodulehel ja oluline on see, et taotlus peab olema allkirjastatud siis volitatud isiku poolt, on see siis ettevõtte juht või on keegi, kes on volitanud ja kui on volitusega, siis palun ka volikirja juurde. Et seda me kindlasti kontrollime, sest kuna tegu on riigi abiga, et siis me kindlasti kontrollime, et ka ettevõtte juht teab, et riigi abi läheb maha. Ja siis, aga mul vist rohkem ei olegi väga midagi öelda. Võib-olla see, et valideeri oma projekti idee minimaalselt 10 tööpäeva enne taotluse esitamist, ehk et siis enne 20. aprilli me väga ootaksime, et me oleksime juba teie mingis vormis, versioonis taotluse nii-öelda eelnõud näinud. Et me saame teid valideerida tehnoloogiat ja me saame vaadata, aidata, et kas te olete õigel teel oma majandusliku mõju arvutamisega ja et see on kindlasti see soov. Ja see eelnõustamise ja valideerimise mõte on ka selleks, et aidata teil paremat taotlust teha, et pärast seda, kui te olete taotluse ära esitanud, te saate ka parandada, kui meil on täiendavaid küsimusi. Aga mu kogemus näitab, et see ping-pong pärast võib minna 3-4-kordseks, et lihtsalt aega kokku hoida, et selleks me tahaks seda enne ära valideerida. Nii, ja hindamiskriteeriumid on võib-olla viimane oluline asi kindlasti, et me oleme natukene muutnud neid ja nagu te näete, et siis majanduslik mõju on praegu kõige suurema kaaluga, see on 45% hindest, 100% on kokku. 45% hindest läheb siis majanduslikule mõjule, et see on kõige suurema kaaluga, et see on tõesti praegu see, mida me väga-väga tahame näha. Ja muud on sellised, ma ütleks tavapärased, et pluutsus on siis teine, mis on selline suure kaaluga, et just nimelt see, et oleks innovaatiline. Ja ongi kõik. On teil praegu küsimusi veel? Ma olen nii pikalt rääkinud juba, et ma annaks nüüd sõna edasi. Ma annaks äkki Gerdile sõna edasi, et siis Gerd saab just näidata seda
rääkida, kuidas ROI-d arvutada ja siis mida me majanduslikust mõjust ootame. Just, tervist. Mina olen Gert ja paari sõnaga siis peatun sellel, et kuidas seda ROI-d arvutada võiks. Nagu Katre näitas, siis majanduslikul mõjul on siis sellel perioodil suurem mõju, kui ta oli eelmisel perioodil. Ja selle tõttu siis oluline korraks võib-olla peatuda sellel. Ma kohe ütlen ka seda, et me paneme siis selle ROI arvutamise põhja paneme kaasa materjalidega. Kodulehele vist saavad üles põhimõtteliselt, et on juba olemas. Et selle saab sealt ilusti aluseks võtta, aga ma lihtsalt korraks siin peatun natuke sellele, et millest see ROI arvutus laias laastus koosneb, kuidas seda nagu teostatakse, mis selle osised on, mis ta süükseks loogiliseks teeb. Et põhimõtteliselt hästi oluline siis ROI arvutamise puhul on see, et seal on kindlasti ajaskaala. Tavaliselt on niimoodi, et see majanduslik mõju ei avaldu mitte kohe, vaid ta avaldub siis progresseeruvalt üle aastate. See võib koguni niimoodi olla, et see majanduslik mõju siis suureneb üle aastate, võib ka erineval moel olla. Ja siis teine, mis teda kindlasti iseloomustab, head arvutust ma mõtlen, on see, et üldiselt jagatakse siis 3 plokki. Esimene plokk käsitleb siis kõike, mis puudutab CAPEX-it, ehk siis investeeringud. Ja seal hea meelega näeks seda, et kirjutate ka veidi lahti, millest need investeeringud koosnevad, et see ei ole lihtsalt nagu tehisintellekt või mudel või ühe rea, ühe sõnaga, vaid tavaliselt on tegemist siis mingisuguse tervikliku süsteemiga, mis omakorda koosneb mingisugustest investeeringu elementidest ja seal võibki olla põhimõtteliselt nii riistvara investeeringuid kui siis ka tarkvara investeeringuid. Tihtipeale kapitaliseeritakse ka näiteks sellised asjad nagu juurtuskonsultatsioonid, mis põhimõtteliselt on samuti siis võimalik investeeringuna arvele võtta. Ja tavaliselt investeeringud siis ilmnevad kohe perioodi alguses, et nagu te siin ajatilega näete, tüüpiline selline investeeringu tasuvusarvutus näeb välja niimoodi, et investeeringute plokis on numbrid siis esimeses aastas, kohe esimeses perioodis. Kui me läheme teise ploki juurde, siis selle nimi on OPEX, CAPEX, OPEX, hästi riimuvad sõnad. OPEX siis on siis selline tegelane, kes tekib siis jätkuvalt nii-öelda järgnevate aastate jooksul ja siin on nagu hästi oluline aspekt just see, et kui tehisintellekt ja robootikalahendused eelduslikult hoiavad teile raha kokku, kas siis inimtööjõu näol või siis elektri või tooraine näol, siis OPEX on selline asi, mis tihtipeale võib ka nii-öelda vähemalt väikesel kujul, aga võib tekkida sisuliselt mingisuguse süsteemi kasutusele võtmisega. Et seda ei tohi nagu kuidagi kõrvale jätta või ära unustada. Siin need konkreetsed reanimetused numbrid on siis näidis ja siin näiteks selles näidises on siis eeldatud, et OPEX-ina tekib juurde siis üks täiendav osakohaga töökoht. Samuti siis tuleb tasuda iga-aastaselt tarkvara litsentsitasusid ja siis mõningad süsteemi hoolduskulud tekivad ka. Lähme kolmanda ploki juurde. Kolmas plokk on kõige põnevam ja kõige sisulisem. See on siis nii-öelda return'i koht põhimõtteliselt ja ta on ühtlasi tegelikult ka kõige keerukam ja seal on kõige rohkem, võib öelda, isegi subjektiivsust sees. Väga laias laastus võib siis niimoodi öelda, et majanduslik efekt avaldub A, kas kulude kokkuhoiust või B, täiendavast käibest. Veel täpsem on öelda täiendavast brutokasumist ja täiendav brutokasum omakorda siis saab tekkida kas täiendavast mahukasvust või siis täiendavast hinnast, mida te küsite iga ühiku kohta. Maht võib kasvada näiteks juhtudel, kui te suudate tehisintellekti ja robootikalahendustega näiteks suurendada oma toodete, ma ei tea, variatiivsuse arvu näiteks, et te suudate katta mingisuguseid nišše, mida te varem võib-olla ei katnud ja te suudate selle tõttu müüa rohkem ühikuid erinevatesse kliendisegmentidesse. Maht võib kasvada ka selle tõttu, et koguni alandate hinda, juhul kui te suudate oma hinda alla viia tänu robootikalahendustele.
Need on 2 mahu kasvamise näidist. Kuidas hind võib kasvada? Väga tüüpiline näide hinnakasvust võiks olla see, et te suudate siis toote kvaliteeti tõsta ja läbi toote kvaliteedi tõstmise siis muutub toode atraktiivsemaks turul, võib-olla liigub isegi natukene turul mingisugusesse kallimasse niši ja siis iga ühiku kohta saate rohkem küsida. On olemas ka nende 2 variandi kombinatsioon põhimõtteliselt, sellepärast ma ütlengi, et siin on ka subjektiivsus sees ja see tuleb nagu igal üksikul korral läbi mõelda. Ja üks selline hübriidvariant on selline, et te põhimõtteliselt võtate kasutusele ühe ägeda tehisintellekti ja robootika lahenduse, te vähendate oma toote oma hinda, selle tõttu maht kasvab ja tänu mahu kasvamisele te saate tuua iga ühiku oma hinda alla ja võib-olla pakkuda turul seda soodsama hinnaga, mis omakorda toetab seda mahu kasvu. Ehk et siin võib olla selline lugu, et üks rida sisuliselt justkui nagu tekitab siis nagu väikese miinuse, teine plussi, aga kui te need kokku korrutate, siis põhimõtteliselt võiks see majanduslik mõju olla ikkagi positiivne. Ja kui päris aus olla, siis me jätsime küll siia sellise täiendava rea ka, nagu täiendav brutokasum 3 punkti, nimeta 3 punkti, jätsime nagu sellise rea, et siia kindlasti nagu mingit paindlikkust jätta ja kogu see vorm on tegelikult selles mõttes teie poolt nii-öelda muudetav, kõik read loomulikult ja numbrid. Aga mis ma selle rea kohta öelda tahan, on see, et tegelikult väga laias laastus taandub kõik asi ära, nagu öeldud, A, kulude kokkuhoiule, B, brutokasumile siis kas mahukasvust või hinnakasvust. Et väga palju rohkem variante tegelikult ei ole. On üks, millele ma suudan nagu mõelda ja see on põhimõtteliselt näiteks see, et kui te kasvatate kvaliteeti ja näiteks garantii case'ide arv tänu sellele langeb oluliselt, et siis näiteks oleks üks rida, mida sinna juurde nimetada, et teil tekib nagu järelhooldusest vähem kulusid põhimõtteliselt. Ja võib-olla on veel sarnaseid kohti. Lihtsalt see on nagu natuke siuke, see läheb hästi ettevõtte spetsiifikasse ja kindlasti ma ei suuda siin kõike nagu välja mõelda, mis kõik olemas võib olla. Et ühesõnaga kujundage see oma järgi. Ja nüüd, kui me oleme need 3 plokki läbi käinud, siis põhimõtteliselt, mida see mudel teeb, on see, et ta siis rahavood kokku real liidab kõikide eelneva 3 plokki numbrid kokku, mis omakorda on summanumbrid ja siis selle sama rahavood kokku rea pealt siis toimub selle IRR-i arvutus. Selle jaoks on siis Excelis eraldi valem, ongi, võrdub IRR, võtad selle sama rea seal kokku, see sama mudel seda teebki ja siis ta juba ise kaalub muuhulgas ära ka selle, et mis aastal täpselt mingi rahavoog ilmneb, ehk et ta arvestab selle raha ajaväärtusega automaatselt juba. Ja siis lisaks oleme toonud sinna põhjale juurde veel selle lihttasuvus ajamõõdiku ka ja see siis põhineb sellel kumuleeritud rahavool. Ta vaatab sisuliselt seda, et alates mis aastast siis muutub kumuleeritud rahavoog positiivseks. Kui ta algul investeerid, eks ole, sul on seal mingisugune suur negatiivne klott sees ja siis sa hakkad vaikselt nagu selle majandusliku efekti läbi põhimõtteliselt seda positiivseks pöörama. Ja selles näites siis saabub see 3,6 aasta pärast põhimõtteliselt. Kas on küsimusi? Alar. Et küsimus selle koha pealt, et kui see ROI analüüs siis moodustab praktiliselt pool hindamiskriteeriumitest, kas siis nii-öelda võitja on see, kes suudab näidata suurimat kasu? See on väga hea küsimus. Me päris niimoodi pole seda mõelnud tegelikult. Selles mõttes, et tal on oluline kaal, aga seal majandusliku mõju sektsioonis oli lisaks veel selline asi nagu lisandväärtus töötaja kohta, mis kindlasti kaalub midagi. Ja üks asi, mida siin tuleb nagu kindlasti tähele panna, on see, et kui me räägime sellest protsendist kitsalt, siis see protsent võib olla 35 nii projekti puhul, mille investeeringu maht on 50 000, kui ka projekti korral, mille investeeringu maht on näiteks 5 miljonit. Me natukene sellel perioodil tahame saada muuhulgas ka võib-olla suuremaid projekte, kus investeeringu maht on suurem, et isegi juhul, kui näiteks suurema projekti ROI on võib-olla protsentuaalselt väiksem,
siis põhimõtteliselt, kui me vaatame näiteks kumuleeritud rahavoogu, et kuhu ta jõuab selle projekti lõpuks välja, kui näiteks väiksema projekti puhul on see võib-olla 300 000 plussi, siis mõne suure projekti puhul võib see olla näiteks 5 miljonit, on ju. Ja kui me räägime mõjust Eesti majandusele, siis selles mõttes nagu see suurus natuke loeb. Me ei taha kindlasti tekitada olukorda, kus väikesed ei saa ligi ja ma usun, et me nagu vaatame ka seda variatiivsust, on ju. Aga jah, siin on natukene nagu erinevad kihid selle koha pealt ka. Ma lihtsalt tahan täiendada, et pigem on kombinatsioon tehnoloogia innovaatilisusest ja majanduslikust mõjust. Et see on see, mis me soovime ja me ootame, et ettevõtted muutuksid konkurentsivõimelisemaks, ehk et me aja mitte taga ainult majanduslikku mõju, aga pigem on tehnoloogiline innovatsioon ja siis majandusliku mõju kombinatsioon. Veel üks küsimus, jah. Kas te arvestate ka sotsiaalmajanduslikku mõju või kas see komponent on seal ka kuidagi lahti kirjutatud või on see puhas ikkagi see ROI arvutus? Me vist pigem natuke läheme nüüd seda hardcore nagu numbrite teed seekord. Jah, me pigem vist väga ei oska seda väga suure kaarega nagu kasu arvesse võtta. Jah. Ja mõtleme selle peale. Selle peale, kui nüüd ütleme, see Aire projekt on pisike osa sellest projektist, et tegelik tulu võib-olla tuleb 5-6 aasta pärast, et ennem kasu ei teki. Mis siis juhtub? Kuidas seda nähakse? Mina vastaksin sellele küsimusele niimoodi, et ja tüüpiliselt ongi kusjuures üks osa nagu ettevõtte väärtusloomest, millest me näiteks demo puhul räägime, et me ei räägi nagu üle kogu ettevõtte millegi muutmisest, vaid me räägime võib-olla, kui võtame näiteks tootmisettevõtte, me räägime tüüpiliselt kaasusest, kus tootmisettevõtte automatiseerib mingit konkreetset lõiku enda tootmisest, on ju. Ja näiteks nüüd selle ROI arvutuse puhul, mida nagu näha tahaks, on see, et see ei vaata mitte ettevõtet kui tervikut, vaid ta põhimõtteliselt vaatabki nagu selle konkreetse protsessi automatiseerimist kui selleks vajalikku investeeringut ja siis seda, et mil moel ta nagu return'i loob sisuliselt, on ju, et kas ta hoiab kuskil mingi konkreetse töökoha kokku, et me eeldame, et seda on võimalik enam-vähem adekvaatselt nagu numbritesse panna ja me tegelikult isegi ei taha, et selle arvutusega tuldakse nagu päris ettevõtte tasandile, sellepärast, et päris ettevõtte tasandil on lihtsalt nii palju muid mõjureid veel. See läheb nagu peitu, see demo. See demo maht on siiski 50 000 eurot ja kui tuleb ka mõni suurem ettevõte, on ju, mille võib-olla aastased investeeringumahud on mitu miljonit niikuinii erinevates aspektides ja käibed ka suured, et siis ta nagu kaoks nagu ära. Et ma ei tea, kas see vastas küsimusele. No päris mitte, seepärast, et meie puhul on tegemist niinimetatud tarkvararobotiga, mille kasu sünnib ettevõttele alles siis, kui see tarkvararobot täies mahus kasutusele võetakse. Mina võin öelda, et see on okei loomulikult, sellepärast, et ega me ei saa eeldada, et täna investeerid ja homme oled kohe kasumis. Et me taotluses võib-olla tooge pigem just nimelt välja see teekond investeeringuni ehk et mida te teete, mida ettevõte ise teeb veel selleks, et jõuda selle investeeringuni ja majandusliku kasuni. Et pigem me tahame seda teekonda näha, et me täiesti adume saame aru, et see mõju ei sünni üleöö. Et see võtabki aega, et see on okei. Ma võib-olla lihtsalt nii palju lisan, et põhimõtteliselt sellepärast tegelikult on just ka hea, et see ROI arvutus vaatab ikkagi ajas suhteliselt pikalt ette. See konkreetne mudel on meil tehtud 7 aasta peale. 7 aastat sai valitud sellepärast, et 5 on mõnikord nagu natuke vähe. 10 on natuke pikk, kui me räägime väga konkreetsetest seadmeinvesteeringutest, et tihtipeale seadmed, mis on nagu ettevõtte tootmises igapäevases kasutuses, nad amortiseeruvad võib-olla 2, 3, võib-olla 5 aastaga, et 7 tundus olevat siuke nagu optimaalne, aga põhimõtteliselt, kui on soov, võib tegelikult seda ajatelge ka pikendada, et ka selles mõttes on see mudel nagu paindlik, et kui teie nagu kasu ilmneb natukene kaugemas tulevikus, lihtsalt mis ta nagu teeb ROI-ga on see, et kuna ta võtab raha ja väärtust ka arvesse, siis see ROI võib natukene väheneda, kui kõikide muude tingimuste samaks jäädes mingi summa tuleb, eks ole, siin kauges tulevikus. Just, lähme edasi.
aitäh, Gert. Nii, aga lähme edasi. Et me räägime nüüd, Reet tuleb, räägib meile just finantseerimise nõustamise teenusest, et see on ka kindlasti väga huvitav, kust raha tuleb. Ja ma tegelikult hoidsin ennast veidi tagasi seda kommentaari varem andmast, aga tegelikult on ikkagi see, et me ju otsime ettevõttel seda valmidust investeeringuteks. Et jah, me tahame seda uut tehnoloogiat, me tahame seda testida ja tegelikult me tahame olla valmis selle kasutuse võtmiseks. Ja sellepärast me teeme ka neid arvutusi, mida me just nägime. Ja see pilt on täiesti illustratiivne. Et siin on asju, mis lihtsalt, et mis hetkel ei ole aktiivsed. Aga ma lihtsalt tahtsin teile näidata seda, et millised toetused on iseenesest olemas, millised kiirendid on olemas. Ja see, kuidas me saame iga ettevõtte konkreetse probleemi lahendamiseks leida nagu parima võimaliku viisi, et praegu see variatiivsus on nagu super hea. Ja see on nagu üks osa sellest taotlusest iseenesest, et miks on rangelt soovitatav registreeruda finantseerimise nõustamisel ongi see, et me koos saame teha väga selge nagu teekaardi, kus me oleme täna oma asjadega, kuhu me tahame jõuda, mis meil on pipeline'is ja kuidas me tahame kõiki neid asju finantseerida. Ma kindlasti tahaks olla kaasas ka selle demoprojekti taotluse juures, et kui teil tekib küsimusi juba siis esimeses faasis, et kuidas ma mida on ikkagi täpsemalt oodatud ja mida siin ikkagi mõeldakse ja kuidas ma peaksin seda kirjutama, kas ma vastan nõuetele ja nii edasi, need küsimused võib kõik mulle esitada. Et kui ma jään hätta, siis meil on väga töökas, tore tiim, hoiame kokku ja põhimõtteliselt ikkagi saab kõik lahendatud. Aga põhimõtteliselt üldiselt nagu Euroopa Liidu, EISI, kõik muud projektid ka, minust on täiesti universaalne. Et kõigepealt vaatame alati mõju, uudsust, milline on tegevuskava, et mis me plaanime ja kuidas me seda plaani ellu viime, mis on järjest need sammud, mis on tingimused, millele me tahame vastata, kes on need inimesed, kes seda projekti teevad, millised on kompetentsid, kuidas me neid kompetentse juhime. Et kõik see on ülioluline, eelarve kaasa arvatud, aga eelarvet me saame ka koos nende erinevate meetmetega planeerida. Ja kui me räägime nagu, ütleme siis erinevatest teemadest nagu ettevõtete puhul, et kus me parasjagu oleme ja mida me saame kasutada, mille peale üleüldse mõelda, et edasi liikuda. Et ma natuke, ma olen nende erinevate meetmetega mänginud nii ja teistpidi, pannud neid erinevatesse plokkidesse ja ridadesse ja moodustanudki siit nagu teekaarte, aga iga ettevõtte puhul on need hästi erinevad ja võimalusi, nagu ma enne ütlesin, on ka hästi palju. Et sõltub täiesti sellest, et kui suur on ettevõtte ambitsioon, kas ta on väike ettevõte, suur ettevõte, kas ta soovib, kas tal on jõudu kaasata nagu oma investeeringuteks kõrvale pandud raha eest. Või ta tahab kaasata mingi teise ettevõtte, mingisugust muud erakapitali või siis ta peamiselt ikkagi peab vaatama nagu seda, et mis on hetkel turul ja kas seda, mida tahetakse nagu siis taotleda, et kas selleks on piisavalt oma vahendeid või mitte. Ja viimane, ehk siis, et mulle tegelikult ka väga meeldivad suured eesmärgid ja ambitsioonid ja nagu siin on, et see, et me jõuaksime ettevõtete ja nende tehnoloogiliste lahendustega ulatuse skaleerimise kogu selle juurde, et me ikkagi pigem ei mõtle selle peale, et me jääme siia väiksesse Eestisse ja teeme seda, mis me alati oleme teinud, vaid et meid kõiki, eks ole, siin Aires ka kõnetavad pigem need projektid, kus on meeskond ja juht ettevõttes on sellised uuendusmeelsed, ambitsioonikad, hakkajad ja siis me koos teeme midagi lahedat. Et meil on nii palju suhteid üle Euroopa teiste edihidega, teiste ettevõtetega, teiste kompetentsikeskustega, kes ka on kõik valmis Eesti ettevõtteid aitama, nagu meil on need erinevad HPC keskused või DEF-id, Testing and Experimentation Facilityd ja nii edasi, et igalt poolt tegelikult saab abi, saab nii-öelda siis ka seal vautšerite eest arvutusjõudlust soodsamalt,
saab taotleda väga suuremahulisi investeeringuid, ekspordilaenu, mida iganes, et kust iganes valutab. Ehk siis, et mina ei ole öelnud ühelegi ettevõttele, et kuule, et sa oled nii väike ja nii väikse ambitsiooniga, ma pigem ikkagi püüan leida selle sädeme ülesseks ja siis vaatame, et kust valutab ja kust me kõigepealt peaksime pihta hakkama. Et kui üldse müüki ei ole, et mis me siis teeme või et kui ei ole toodet või see toode ei ole päris see, et kuidas me siis seda toodet arendame ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis, et variante on hästi palju ja minu meelest on väga lahe, et te siin kohal olete ja ma väga loodan, et teist paljud tulevad demoprojekti vooru ka, et siis me saame lähemalt tuttavaks ja saame edasi minna koos. Ja muidugi Aires on nüüd teenuseid ju hästi palju ja Evelin tuleb kohe, räägib teile kõikidest teistest lahedatest asjadest, mis me teeme. Aitäh, Reet juba tegelikult rääkis väga suure osa nii-öelda mõtteliselt ära, mis on järgmine teemapunkt siis, et tehisintellekti taristu kasutamine, ehk siis väljapoole Eestit on meil Euroopas ka tehisintellekti taristu. Aga enne kui ma tegelikult lähen nende teemapunktide juurde, ma tahtsin 2 asja adresseerida. Et üks on siis seotud ettevõtte kriteeriumitega, et kui esimestel slaididel oli välja toodud, et mis on siis ettevõtte suurused, kes sobivad nendesse teenustesse, siis seal oli väike viga, et bilansi maht, kui keegi on suurem ettevõte, vaatab, et ohoh, et need võib-olla 2 numbrit ei käinud kokku, siis ma ütlen kohe ära, et seal oli väike viga ja selle me parandame, et bilansi maht ei ole määrav, kui käive ei ületa 300 miljonit. Võib-olla keegi pani tähele, et seetõttu ma adresseerin seda. Ja siis number 2 on see, et võib-olla kõlab, et siin on hästi palju sellist reeglid ja raamistikku, kui ma tahan öelda, et ka selle ROI arvutuse põhjal ja näitel, et me ei ole ikkagi paindumatud, et sotsiaalne mõju on ka oluline, et sellised projekte on tulemas, et küll me leiame selle viisi ja meetodi ja et arutame seda siis eraldi ja ei tähenda, et ei oleks abikõlblik. Nii, aga tulles siis teema juurde, et Euroopa Liidu tehisintellekti taristu on siis termin, mis tegelikult tuleb Euroopa Liidu enda poolt ja möödunud kevadel anti välja siis paar olulist dokumenti, üks neist on või strateegilist plaani, üks neist on AI Continent Action Plan ja teine on Apply AI strateegia, mis siis sisu poole pealt tõstavad rõhu Euroopas selle peale, et me peaksime üha enam rääkima sellest, et me rakendame Euroopa sees Euroopa Liidus loodud tehisintellekti tehnoloogiaid, mida Katri juba eelpool ka mainis, ja siis rakendama võimalusi ettevõtjatele, mis lubavad neil ligi pääseda Euroopa Liidu tehisintellekti taristule. Ja ma siis selgitan mõlemat natukene sisukamalt ja ma alustan hoopis sellest, et mis on Euroopa Liidu kontekstis siis Euroopa Liidu tehisintellekti tehnoloogia. Et Euroopa Liidu tehisintellekti tehnoloogia ei ole siis nii-öelda ainult tarkvaraarendus, vaid selle all mõeldakse ka mingisugust juba välja mõeldud näiteks tööriistakasti või teenust või mudelit, et seda võib nii-öelda defineerida väga erinevat viisipidi ja kõige olulisem nii-öelda komponent ilmselt selle kõige sees ja taga on see, et see Euroopa Liidu tehisintellekti tehnoloogia oleks usaldusväärne ja turvaline, ehk siis ennekõike nii-öelda kõlbulik või vastavuses siis ka erinevate Euroopa Liidu poliitikate ja õigusraamistikuga. Ja Aire teenuse demoprojekt kontekstis siis tänasel päeval see ei ole kohustuslik, kui me räägime edasi tehisintellekti taristust, et ettevõtted nii-öelda kasutaksid tehisintellekti taristu teenuseid, kuid ennekõike on see soovituslik ja seetõttu me teame, teeme ka täna seda teadlikkuse tõusu antud teemal, mis puudutab siis seda, et ennekõike demoprojektide kontekstis on ettevõtjatel võimalus kasutada arvutusvõimsuse võimalusi ning ka treenida mudeleid. Ja
Euroopa Liidu tehisintellekti taristu siis tõesti seda võimaldab ja pakub, et Reet juba tegi sissejuhatuse ennekõike siis selle näol, et on võimalik meie kaudu saada ligipääs Euro HPC-le ja ka läbi TalTechi ja Tartu Ülikooli otseselt ka siis Lumi HPC keskusele. Et ühesõnaga nii-öelda, kui on soov ka tegeleda mudeli treenimisega, siis seda soovituslikult saab demo projekti raames teha ja meie pakume seda võimalust läbi siis tehisintellekti taristu. Et seal on ka väga palju erinevaid nii-öelda jätkuvõimalusi, kas siis me leiame tõesti mingisuguse partneri Euroopast, kus on vaja spetsiifilist teadmust sisse tuua, aga igasse nendesse detailidesse otseselt siin tänases kontekstis ei lähe. Kuid jah, kui on soovi kasutada nii-öelda juba olemasolevat teadmust, siis meie teenus, mille nimeks on siis ligipääs tehisintellekti taristule, seda pakub ja me aitame teil valideerida siis vastavalt teie ettevõtte vajadusest neid kohti. Ja lisaks siis nagu ma juba alguses tegin, et demoprojekti taotluse kontekstis on ettevõttel võimalus siis kirjeldada, et kuidas ettevõte kasutab juba olemasolevaid tehisintellekti tehnoloogiaid, mis on siis kas siis Euroopas juba kasutusel või rakenduses või on see mõni raamistik või mudel mõnes varasemast koostööprojektist. Et siis taotluse koht on see, et seda on võimalus kirjutada, aga see ei ole otseselt nii-öelda kohustuslik komponent. Aga me liigume selles suunas Euroopas, et rakendada rohkem kohalikke tehnoloogiaid. Kas kellelgi on küsimusi? Aitäh! Ja kui tehisintellekti taristu osas on nii-öelda rohkem mõtteid tulevikus, siis meiega võib julgelt ühendust võtta, et võimalusi tõesti Euroopas on väga-väga palju. Aitäh, Evelin. Liigume edasi, et Lauri saab meile jagada oma kogemusi ja ka rääkida sellest, et mis asi on tehisintellekti otstarbekuse nõustamine. Just, aitäh, tere ka minu poolt. Lauri Antalini nimi ja täna ma siis räägin teile tehisintellekti eelnõustamise teenusest. Aga ma võib-olla alustaks hoopis sellest, et kuna tänase päeva teema või Aire klubi teema on demoprojektid, siis Aire selline pikaajalise missioon, eks ole, on AI ja robootikalahenduste siis vahendamine ja nende kasutusele võtmise aitamine Eesti tööstuses. Ehk siis tegelikult ka nende demoprojektide selline kaugem eesmärk on see, et nendes ettevõtetes, kes demoprojektides osalevad, toimuks mingid reaalsed muutused. Ja seetõttu, nagu te juba ka siin aru saite, nii Katre kui ka Gerdi ettekannetes, siis sel perioodil on ootused demoprojekti ettevalmistuse tasemele märksa kõrgemad võib-olla, kui nad olid eelmisel perioodil. Et olles nüüd ise hinnanud eelmisel perioodil, ma arvaks suurusjärgus umbes pooli demoprojekte, siis ma võin öelda, et tegelikult need täiendavad nagu siis meiepoolsed nõuded, soovid, muuhulgas ka siis see, et keegi siin väga hästi pani tähele, et majanduslik mõju annab seekord märgatavalt suurema osa hindest, aitavad meil kõik tagada seda, et need demoprojektid ei oleks mitte ainult intellektuaalselt huvitavad ettevõtetele, vaid ka majanduslikult huvitavad. Et oleks tehtud see eeltöö, et kõik nagu eeldused selleks, et hiljem demoprojekti tulemus saab ka ettevõtetes rakendatud, oleks siis ära tehtud. Ma loodan, et see on kõigile arusaadav, miks me seda teeme. Ja mis puudutab veel kord seda majanduslikku mõju hindamist, siis mitte ei ole nii, et võidab see, kellel on suurem ROI, vaid mis meil on oluline on see, et see majanduslikku mõju hinnaks on väga hästi läbi põhjendatud, kust kohast need numbrid tulevad. Kui me ütleme, et meil kasvab käive 1 miljon aastas, siis mille alusel see tuleb, mis toodet, mis rohkem müüme, millises koguses, et see oleks läbipaistev, et millele see arvutus baseerub. Sest et eelmisel perioodil päris tihti see nii ei olnud. Ja siit ma tegelikult nüüd jõuangi selle AI eelnõustamise juurde, et AI eelnõustamine on siis uus teenus sellest aastast, mis on selline paindlik teenus, mis võimaldab ettevõttel
valmistada ette oma AI projekti täpselt sellises suunas ja sellises nagu vormis, nagu tal on vaja selle jaoks, et jällegi jõuda sinnani, et ta neid AI projekte hakkab ka ellu viima. Nüüd demoprojektide kontekstis. AI eelnõustamine aitab teil valmistada ette demoprojekti selliselt, et teil on väga hea võimalus ka see demoprojekt siis rahastatud saada AIRES. Et teha läbi kõik need, mitte ainult ROI arvutused, vaid tegelikult kogu selle projekti läbimõtlemine. Ja mis see siis omakorda tähendab, on see, et sellest AI eelnõustamises seal on võimalik väga erinevalt läheneda, kui sellise demoprojekti ettevalmistuseks sobib ta väga hästi, ka demoprojektide puhul oli nõue, et peab olema läbitud kas AI eelnõustamine või AI projektipõhine nõustamine, et ma juhin sellele veel kord tähelepanu. Teistpidi on võimalik seda nõustamise teenust kasutada ka teiste, näiteks Reeda poolt välja toodud rahastusmeetmete projektide ettevalmistamiseks. Taas siin üks näide, et üks ettevõte, kellega me praegu AIRES töötame, tuli meie juurde selle eesmärgiga, et aitaksime neil leida ülikoolist partneri, kes AI projekti ellu viib. Neil oli olemas projekti kirjutaja, kes pidi neil aitama RUP-i taotlust teha, aga tegelikult selle eelnõustamise käigus me tegime niivõrd suure osa sellest RUP-i ettevalmistavast tööst ära, et tegelikult me koos siis selle ettevõttega ja nende konsultandiga leidsime, et neil tegelikult ei ole seda välisteenust vaja. Ehk siis siin on ka nagu reaalne selline rahaline kokkuhoid ettevõttele võimalik näidata. Ja täpselt selliselt peaksitegi sellele teenusele vaatama, et mis on nagu need täiendavad eeltööd, mis võivad hõlmata nii sellist põhjalikumat ärilist analüüsi, aga ka juba sellise AI mudeli prototüübi loomist, ka seda prototüüpimist saame teha selle nõustamise raames, et mis iganes parasjagu vaja on teha selleks, et te saaksite luua kõik eeldused, et teil on olemas ka järgmine samm pärast seda, kui see nõustamine on ellu viidud. Mis see konkreetselt on, mida ettevõte peaks tegema, see siis pannakse selle AI eelnõustajaga projekti või siis nõustamise alguses koos lepitakse kokku. See on siis lühidalt selle teenuse kirjeldus. Kas on küsimusi? Aitäh. Mul on üks küsimus, et kui nüüd demoprojekti tulem on avalikustatud ja kui ettevõte tuleb turule näiteks läbi selle demoprojekti äärmiselt innovatiivse lahendusega ja hindamiseks pean ma näiteks avaldama kogu oma ärimudeli, finantsprognoosid, nii edasi, ja siis ma lähen Reeda juurde ja ütlen, et aita mul raha leida. Reet ütleb, et aasta aega läheb aega. Kas siis on garanteeritud see, et seda ärimudelit ei viida nagu nende inimeste poolt varem ellu, kellel juhuslikult see raha on olemas? AI eelnõustamise teenuse tulemus ei ole avalik, paranda mind, kui ma eksin, aga ei ole. Demoprojekti puhul on ka piiritletud see, mis on avalik ja nagu siin ennist oli ka juttu, et kui see sisaldab ärisaladust, siis tegelikult saab selle omakorda kokku leppida, et mida ei peaks avaldama. Ma võin kommenteerida, et need raportid on kõik salajased, need to know basis, siis kui sina lubad. Aga ma mõtlen seda, et selles mõttes, et ma tegelikult annan nagu selle äriidee puhtalt nagu AIRE kompetentsi kätte, mis tähendab seda, et kas AIRE kaitseb seda äriideed ja ei ole AIRE töötajad ega ka lubatud näiteks seda äriideed ellu viima või võib seda teha? AIRE töötajatele ja lepingupartneritele on NDA-d alla kirjutatud, et ma arvan, et see avalikustamiskohustus tulebki nüüd demoprojektide siis reeglistikust. Ja ma võin täiendada seda, et meil ei ole siiamaani ühtegi juhtumit, kus AIRE-le antud usaldatud info oleks lekkinud ja me tõepoolest, meil on kõikidel töötajatel ja kõikidel ka ekspertidel, kes hindavad näiteks taotluseid, neil on kõikidel konfidentsiaalsusleping allkirjastatud, ehk et nad kõik on teadlikud, et nad ei tohi seda infot avaldada. Ja mis puudutab AIRE nagu demoprojekti tulemuste avaldamist, et siis need tulemused avaldatakse täpselt selles mahus, kus ettevõte lubab, kus ettevõtte piiri tõmbab, need tulemused avaldatakse, et need, mis on konfidentsiaalne, loomulikult me ei avalda need. Just. Kas on veel küsimusi?
kui mitte, siis annan sõnajärje tagasi. Aitäh, Lauri. Nii, aga nüüd me lähme väga põneva osa juurde, kus ma kutsun Janno Jõgersi siia Saku Metallist, et nüüd meil on 2 kogemuslugu, et saame siis kuulata, mida ettevõtted on teinud ja miks nad tahavad uuesti teha. Nii, tervist. Mina olen Janno Jõgers Saku Metallist. Täna olen Saku Metalli Allanke tehases arendusjuhi kohusetäitja, muidu igapäevast täidan ka muid rolle. Aga väike tutvustus, et Saku Metall, meie põhiline äri on lehtmetalli töötlemine. Meil on 2 tehast, üks on uksetehas ja teine on Allanke tehas. Uksetehas meil on oma toode, Allanke tehases oma toodet ei ole. Et see demoprojekt, mida me läbi viisime, oli Allanke tehase poole peal, kus siis meil on ütleme, et üks suur klient ja siis on igavene ports väikseid kliente. Suur klient toodab meile, ütleme, et oleneb aastas kuskil 50–60% meie kogu käibest. See on võrdlemisi suur, see tähendab, et risk on ka võrdlemisi suur. See klient on Kone, kellele me toodame lifti komplekte ja kuskil 50–60 lifti komplekti toodame iga nädal. Ja siin on ka punasest suurelt kirjas, tuleb välja, et me ei ole selles väga head. Et iga 5 neist jäi hiljaks ja kliendile see ilmselgelt ei meeldi. See tähendab, et meie demoprojekti lähenemine ei olnud suunatud sellele, et vähendada võib-olla oma hinda otseselt või siis tõsta tulusid. Pigem oli meil see, et prooviks kliendil üldse toota seda, mida klient on meie käest tellinud. Et meie lähenemine oli selles, et me soovisime saada tarnekindlust, mis on siis nii, et kliendi poolt ette seatud 98%, aga selle häda on see, et kõik lifti komplektid on sisuliselt erinevad. Need ei ole ühesed tooted, need on konfigureeritavad ja tarneaeg võib olla võrdlemisi lühike. Ütleme, kõige lühemad tarneajad on 3 nädalat ja kui nüüd siit vaadata seda kogu protsessi, algab sealt vasaku poolt servast, siis sellega, et tuleb tellimus meil sisse ja lõpeb siis see protsess sellega, kus tegelikult see tellimus väljub siis kontorist, ehk ta jõuab tegelikult tootmisesse ja kogu selle protsessi pikkus võib olla kuni 10 tööpäeva. Ja kui mõelda sellele, et osad tarned peavad meil 3 nädalaga välja minema, siis tootmiseks väga palju aega ei jää. Selle käigus me saadame kuskil 22 e-maili ja kasutame 13 Exceli rakendust või Exceli faili. Ja ühesõnaga tänane tegelikult see kogu päev on olnud päris informatiivne. Ma veits soovin, et sarnane asi oleks olnud ka enne seda, kui meie läksime tema projekti, sest ütleme, et kogu selle protsessi mõtestamise osa jäi meil võib-olla tegemata tollel hetkel. Ja ma siin vaatasin Katre seda slaidi, kus oli näha, et kus kohas see demo projekt asetseb. Et siis ütleme, et idee oli meil olemas, mida me soovime teha, kuidas me saaksime seda kogu kliendi protsessi parendada, optimeerida, aga meil oli võib-olla paika panevad strateegia, et kuidas me seda täpselt juurutame siin oma olemasolevatesse protsessidesse ja see planeerimise pool jäi ka puudulikuks just selle koha pealt, et kuidas see kõik hakkab välja nägema, kes seda meil maja seest võib-olla juurutab ja nii edasi ja mis meil üldse alguses oli puudu, kui nüüd ausalt öelda siis see, et me mõtlesime, et me saame tulemuse, hakkame seda kasutama. Päris nii see ikkagi ei ole, et kui täna on räägitud siin ROI-st ja sellest investeeringutest, et mis saab sellest kõigest lahendusest, mis pärast valmib, et siis me saime alles hiljem teada, et okei, me peame nüüd seda hakkama ise enda jaoks kohandama. No, mõtlesime, et natukene siit-sealt veits, ma ei tea, paar tuhat eurot maksame IT-ettevõttele, kes paneb selle paika. Päris nii see ei läinud. Et tänaseks me oleme seda tulemust ehk seda koodi kirjutanud 2 korda ümber. Me oleme
seda pannud erinevates serveritesse, erinevaid roboteid siin ehitanud juurde, et näiteks kuidas see meil töötab, on see, et meil tuleb kliendi poolt tellimus sisse, seal on meil POM või Bill of Material ja seda läheb siis Aire demoprojekti raames loodud robot vaatama, tuvastab seal ära selle, et mis on seal kas harva esinevad või ütleme, et niisugused unikaalsed materjalid ja komponendid, mille tarne hilinemise tõttu võib meil kogu see tellimus hiljaks jääda. Ja ühesõnaga kogu see info on meil olemas, me teame, mida me toodame, aga näiteks kui me hakkasime juurutama seda kõike lahendust, siis selgus, et me peame selle roboti ehitama, kes siis käib kliendi andmebaasist, laeb alla neid pomme, sest täna me tegelikult seda pommi konkreetselt ei kasutanud, kuigi see oli see info olemas. Miks me ei kasutanud, sellepärast, et seal pommis on kuskil 300 rida, see on Exceli fail, ja kui neid tuleb 50-60 tükki, siis inimesed ei jõua seda läbi vaadata. Et ühesõnaga neid asju, mille peale mõelda, et just see hilisem investeerimise pool, et kuidas see päriselt tööle panna. See on minu arust see oluline koht, mida meil on nüüd uued mõtted juba, me soovime uuesti demoprojekti minna. Seekord me oleme selle nagu loodetavasti palju paremini läbi mõelnud, et kuidas see hakkab tööle, mida meie peame sellega tegelema, või kuidas me peame sellega tegelema, et see päriselt tööle hakkaks ja meile väärtust loob ja mis see meie jaoks tähendab, nii rahalises mõttes kui ka võib-olla inimressursi koha pealt, et mis alati ettevõttes on viimase piiri peal, ütleme, et õhukeseks lihvitud. Nii, aitäh. Nii, ja vaatame siin. Ühesõnaga, kogu see lahendus, me loodame, et tulevikus saaksime selle järgmise projektiga, pluss siis me oleme ka teisi tegevusi teinud, tegelikult selle töötlusaja kuskil 3 päeva peale. Et see on meie, ütleme, et see target, kuhu me soovime jõuda ja suure tõenäosusega sellega me saavutame kliendile siis selle tarnekindluse, aga ütleme, et täna me veel seal ei ole, täna me endiselt jääme hiljaks. Sellel on erinevaid põhjuseid, et siin on välja toodud erinevaid lühendeid, aga ütleme, et täna on see, et me juurutame sinna kõrvale uut majandustarkvara ka, et oleks segasem, et siis teeme kõike korraga, seda ka ei soovita, et kui te demoprojekte teete, et siis proovige ikkagi valida üks asi ja sinna panna kogu rõhk. Nii, aga täna minu poolt, et kas on küsimusi ka? Väga huvitav küsimus, et mis majandustarkvara pealt te kuhu ümber lähete? Me tuleme Axapta pealt ja lähme SAP-i peale. Et ei ole lihtne. Usun. Numbrites siin juba räägite, et mis siis nagu praegust progress on olnud, et kui ennem oli 22 e-maili ja 10 Excelit ja mitu päevades hiljaks jäite seal, et siis kas nüüd nagu mingi tänu automatiseerimise ja robootikale on nüüd mingi selge mõõdetav väärtus nüüd tekkinud, et näiteks on 5 e-maili? Ausalt öeldes see on päris hea küsimus. Ma ei oska päris täpselt öelda. Seda eelkõige sellepärast, et SAP-i juurutus. Ja ma arvan, praegu neid e-maili võib isegi rohkem olla. Et see hetkel töötab jah, ta töötab, aga ütleme, et mitte nii hästi, kui me loodame. Et sinna võtab veel natuke aega teiseks, kui me saame uue majandustarkvara tööle, nii nagu ta peaks, ja siis veel selle peale hakkame optimeerimise ehitama. Et kõik need asjad peavad nagu koos justkui tööle hakkama. Mul üks küsimus veel, et kas need automatiseerimise ja robootika lahenduste ja need AI lahenduste pulgas teil on mingi
puhtalt custom arendused või teil on nagu mingid standardtooteid ka juba sinna valitud või kuidas te olete seal nagu mix'i teinud, et ma saan aru, et seal on palju protsesse, kas seal on nagu kuidas see valik on langenud? Ma ei oska öelda, kas me mõni võib-olla standardlahendus ka on, aga pigem ongi meie häda selles, et Saku-Metallis on ajalugu 35 aastat natuke peale ja selle ajaga on ehitatud erinevaid lahendusi. Et inimesed on muutunud selle ajaga, tehnoloogiad on muutunud selle ajaga ja ütleme, et see ongi, ma näen, et päris suur probleem, et tegelikult tahaks nagu platsi kuskilt puhtaks saada ja alustada nullist. Et neid eriti just meile tehtud lahendusi on, et siis võib-olla kust väljast ostetud või mõne praeguse või endise töötaja poolt tehtud, et neid on tohutult palju ja tegelikult need on selles väga nõrgad kohad. Aga jah, vastus on, et pigem on siis erilahendused need, mis seal on. Nii, ma küsin ka mõne küsimuse, et Lauri ja ettevõttest Digiliid. Ma olen käinud seal Saku allhanke tehases varasemalt ka ja see oli täpselt see pilt, mida ma nägin, et põhimõtteliselt teil on loodud väga palju erilahendusi. Nüüd tuli heli ka, sorry. Teil on loodud väga palju erilahendusi ja selline võib-olla küsimus, et kas teil on automaatika-strateegia ka paigas, kas te kaasate näiteks tootmisjuhtimise eksperte, et SAP kui äritarkvarana, et isegi nende manuaalis oli ilusti kirjas, tegemist ei ole nii-öelda tootmisjuhtimistarkvaraga enne. Ja akronüümideks on siis System Against People, System Against Production. SAP-il endal on olemas ka tootmismoodul, et kaugel te olete nagu sellega, et ma saan aru, et te tahate võimalikult täpselt aru saada, et mis seisus teil konkreetset tellimust on, et kui klient tuleb ja küsib, kaugel toodang on, siis teil on kohe vastus ka anda. Ütleme, et võib-olla ma ei ole kõige õigem inimene selle majandustarkvara koha pealt vastama, aga nii palju, kui mina oskan siia praegu öelda, siis selle kohta, et kui klient soovib teada, kus meil see tellimus on, selle jaoks on meil MES-süsteem, mis siis seda tootmise igapäevast tegevust juhib. Et seal on raporteerimise täitsa olemas töökeskuse lõikes, et me saame teada, kus tootmistellimus, mis oli see viimane operatsioon, mis sulgeti ja kus ta siis peaks olema ja meil on planeeritud, mis ajal see peaks lõpetatud olema. Kui sellele näha mingisuguse probleeme, võib-olla kommentaare kirjutatud, siis ilmselt võib eeldada, et see on tõene, see aeg seal. Aga aitäh! Aitäh, Janno! Ja meie viimane esineja täna, et palun Urmas Savi ettevõttest Actaprint. Tere kõigile ja minu nimi on Urmas ja olen Actaprinti trükikoja tegevjuht ja samas ka osanik. Et räägin siis natuke meie kogemusest, mis me oleme teinud, kus me tuleme, Actaprint on 20 aastat pluss töötanud siin ja meil on põhimõtteliselt nimekirjas tuhandeid kliente, aga võib-olla aktiivseid on 500 ja tootmisliine on 30. Pakume trükiteenust, mis on siis suuremal osal reklaamtrükis, pakendid kuigi palju, igasuguseid selliseid asju, mida kliendid tahavad. Kui me räägime nagu mahtudest, mida me käsitleme, siis meie käive ei ole, teab mis suur, on mingisugune 2,3–2,4 miljonit eurot aastas, aga me käsitleme päevas seal 100–200 hinnapakkumist, millest umbes 25% tulevad tagasi tellimustena ja see on üks paras siukene virvarr, mis käib igapäevaselt. Ja see, mida meie nagu tarkvaraga oleme üritanud lahendama minna ja Airega kaasa arvatud on siis see, et lahendada just seda osa, seda hinnapakkumiste käsitlemist, seda oskusteavet, mis seal sees on, et põhimõtteliselt genereerida automaatset tehnoloogia, mida tänasel päeval teevad inimesed ja see on aeglane, see on kallis, nagu me kõik teame. Mis on meie väljakutsed, eks ole, ühest me rääkisime, eks ole, et me peame seda tegema, samas on trükiturg niisugune, et mitte öelda kahanev turg, siis ma panin siia kirja, et on mitte kasvav turg.
Paberikandjatel on maht vähenenud, eriti tugevasti on see toimunud, võib-olla keegi ei mäletagi varsti enam, mis asi on ajaleht, eks ole, ajakirjad ja siuksed asjad on vähenenud, on ka reklaam läinud palju internetti, aga ütleme, tänaseks võib öelda, see on niisugune stabiliseerinud ja need, kes on turule jäänud, väga paljud on nagu tootjatest lahkunud, aga konkurentsis nagu toime tulemine on siis nagu üks tugev või suur väljakutse. Väljakutse on ka oskusteave, et kuna iga toode on põhimõtteliselt custom-made toode ja iga toote jaoks nendest 30 seadmest, mis meil on, tuleb valida kõige ökonoomsem tee ja kõige odavam viis, kuidas see toode valmis teha. Kõik on tore, aga oskusteabega on tänapäeval niimoodi, nagu me teame, et inimesed väga kaua ühe koha peal ei taha töötada, vahetatakse kohtasi ja sa ei jõuagi seda nagu tehnoloogiat ennem selgeks saada, kui teise koha peale lähed tööle. Meie tahaksime nüüd luua tarkvara, mis sisaldab seda oskusteavet. Põhimõtteliselt tarkvara paneks kokku tootmisteekonna, teeb sellest hinnapakkumise, see saadetakse kliendile, kliendi aktsepteerimisel läheb see automaatselt tootmisesse ja juba tootmises inimesed teavad täpselt, mismoodi seda asja tehakse. Eesmärgid siis ütleme, mida eks ole ongi, et ta oleks nagu oskusteavet sisaldaks, kiirendaks klientide teenindamist, leiaks optimaalse tootmisteekonna, paindlikkus, väiksemad kulud, need käivad kõik selle asja juurde. Kuidas me hakkasime seda tegema? Otsisime kõigepealt maja seest. Eelmise tarkvara me olime ise kirjutanud valmis, kasutame seda siiamaani, aga nähes neid kitsaskohti just selles oskusteabe osas, et pidime leidma nagu võimaluse, et kuidas automaatselt seda asja teha ja siis me jalutasimegi TalTechi uksest sisse. Esimest korda, kui me siia tulime, olime suhteliselt nagu niisugusel kahtleval, kartsime, et meid naerdakse välja, et mis seal siis nüüd ikka on, poisid nii keerulist, et vajate kohe nagu ülikooli abi, aga kui me olime selle natuke aega teinud, siis tegelikult probleemi keerukusest saadi aru ja sellega jõudsimegi nagu Aire esimese projektini. Võib-olla ma ei hakka nagu üksikasjadest nagu rääkima, mis seal see kõige keerulisem on, kui siis ainult nii palju, et seal on poogna paigutus, kuna paberi mõõtusi on sadu kui mitte tuhandeid, erineva paksusega, erinevate omadustega ja iga toode, mis siis nüüd nagu selle poognas valmis, tuleb paigutada sinna õiges järjekorras õieti töödeldama. Ja see osutus nagu päris suureks ülesandeks, kus brute force'iga ei ole võimalik välja, ehk lihtsalt jõuga ei ole võimalik välja arvutada ja selleks pidi leidma mingisugune lihtsama viisi, mis siis, või lihtsama selles suhtes tehisaru, kes siis suudaks nagu leida parima teekonna. Ja seda me Aire meetme raames siis ka tegime. Võib-olla pean tunnistama, et meie olime üks patune, kes projekti käigus tegelikult kirjeldas seda laiemat eesmärki, kuna me võib-olla isegi tol momendil veel täpselt ei teadnudki seda, mis on see kõige suurem kitsaskoht selles. Aga kui siis ütleme selle poognamontaaži esimese etapi olime nagu Aires nagu saanud positiivse vastuse ja läbi käinud, siis see andis meile sisuliselt julguse selle projektiga edasi minna. Ja mis me oleme siis edasi teinud? Eelmise aasta teises pooles siis kandideerisime SECMO teadmussiirde doktorandi meetmesse. Saime sealt toetuse ja tänasel päeval siis Actaprindis töötab üks doktorant, kes on meie palgal ja arendab meie projekti. Ütleme selles suhtes nagu kogu seda pikemat projekti, et selle tulemus peaks olema nagu valmis tarkvara. Samas selle poognamontaaži arendamisega me loodame uuesti Aire peale, ehk see on üks niisugune tugev väljakutse, millest siin TalTechi inimesed on ka nagu aidanud mul kokku panna paari sõnaga, mida plaanitakse teha, et suuta sellest teha niisugune tarkvara, mis töötab reaalajas. Esimene, mis me Aire projekti raames tegime, see väiksemate mahtudega nagu töötab, aga nii kui me võtame suuremad mahud, siis see töötlusaeg läheb liiga pikaks, ehk inimesed ei ole valmis seda reaalselt nagu kasutama. Et kui me rääkisime siin, kui me peame tegema paarsada hinnapakkumist päevas, aga kui mingi suurema mahu puhul
noh, ütleme, need arvutusvõimsused, mis meil täna on, võib-olla seal arvestab tund aega, siis see ei ole nagu reaalselt kasutatav või see on liiga aeglane. Ehk see on meie järgmine nagu Aire vooru eesmärk. Lõppeesmärk on loomulikult luua tegelikult täiesti kasutusekõlblik tarkvara, mis siis võiks õnnestumise korral olla kõigepealt meie ettevõtte tarkvara ja kui leiame, et see on piisavalt hea, siis ka põhimõtteliselt oleks ta müüdav tarkvara. Analoogseid tarkvarasi, noh, kindlasti on olemas trükikoja nagu tootmise juhtimise tarkvarasi, aga sellist, mis meie plaanime, mis oleks siis nagu sisaldaks oskusteavet, mis oleks võimeline ise panema kokku tootmisteekonna, mitte kasutama mingisuguseid standard template'e, mis on eelnevalt kokku pandud, sellist me ei suutnud leida. Ja noh, ütleme nüüd see on see osa, mida võib-olla mina väga ei oska ise nagu kommenteerida või öelda noh, selles suhtes, et see ajaline fakt on siin, et see jõudlus saada juurde, siis selleks on nagu plaan kandideerida seal, noh, ütleme siis Aire kaua, kus siis käsitletakse nagu neid erinevaid teooriaid. Ilmselt selleks peab nüüd keegi TalTechi inimene olema, kes oskab sügavamalt vastata, aga minu jaoks on see viimane, see Alpha Zero kõige huvitavama nimega ja võib-olla kõige lubavam, mis siis peaks hakkama ise mängima läbi erinevaid variante ja võrdlema seda, mis nendest on siis parim ja mis nendest on siis, mis siis tuleb kõrvale jätta, et mitte arvutada, et mitte aega raisata. Ehk see ongi lühidalt võib-olla see, mida meie nagu teeme. Kas teil on küsimusi selle kohta? Et see trükikoda on selles suhtes huvitav, et noh, Gutenbergi ajast kasutame tehnoloogiat, mis on Gutenbergi ajast kuskil 1400 välja mõeldud. Töö käib täpselt samamoodi, tehnoloogia on sama, natuke segam vett juurde ja asi käib, aga jah, ütleme, see muu asi seal ümber on siis niisugune, mida me üritame lahendada. Kui küsimus ei ole, siis... Aitäh! Ma lõpetuseks ütlen, et ma korra võtan selle slaidi ette, ma ütlen, et see on palsam minu silmadele see slaid. Sellepärast, et see on just see, mille jaoks teemaprojekt on mõeldud, ehk et saabki katsetada erinevaid variante, et mis töötab, mis ei tööta. Et see on just see, mida me väga-väga otsime ja ma väga-väga tänan teid kõik, et te vastu pidasite, ma enam ei hoia teid kinni, et ma lasen teid networkima ja juttu rääkima ja snäkkima. Et aitäh Urmas ja aitäh Janno, et olite nõus oma kogemust jagama, ma loodan, et need inspireerivad ka teisi. Ja siis, kui teil on veel küsimusi, et siis me saame vabas vormis edasi vestelda ja ootame teid taotlema. Aitäh teile!